Tere tulemast võrkturunduse lehele. Minu nimi on Kristjan Kiis. Täna on mulle teil selline tõsine jutt, et paljud inimesed ütlevad, et neil on võrkturunduse äri ja nad ütlevad, et nad võtavad seda kui äri, aga tegelikult nad võtavad seda kui hobi. Ja mis juhtub, on see, et kui sa ei võta seda nagu äri, võtad seda kui hobi, siis see jääb sul kuidagi soiku. Minu soovitus, et võta seda kui oma tööd. Sest tegelikult sa austad oma tööd palju rohkem kui oma võrkturundusäri. Ja see on uskumatu, et sa austad oma isiklikku äri vähem kui oma tööd. Loomulikult on sinu töö sulle väga tähtis või sinu teine tegevusvaldkond, aga miks sa peaksid oma nii-öelda teist last vähem austama kui oma esimest? Nüüd, kui sul on nohu, siis sa ei ole kodus, sa lähed, hoolimata sellest lähed tööle, aga sa puhkad terve nädala oma võrkturundusärist ja ainult sellepärast, et lihtsalt sa hetkel ei viitsi sellega tegeleda. Nüüd tööle lähed sa kindlal kellaajal, võtad pausi siis, kui see on ette nähtud, lähed lõunale siis, kui see on ette nähtud ja teed kõik tegevused, mis sul tööl on ette nähtud. Samamoodi kehtib kõik ka puhkusel minekuga. Sa ei tee niimoodi, et nüüd võiks, nüüd mulle tundub, et nüüd ma teen, siis teen. Sul on töö juures ette nähtud, mida sa pead tegema ja sa pead tehtud saama. Miks sa seda ei tee siis oma võrkturundusäris? Nüüd inimesed võtavad võrkturundusäri nagu mingisugust hobi, kuhu nad siis ei pühendu, ei pane piisavalt energiat ja kui näiteks ütleme, et inimene küsib, et ole ja õpeta mind, siis on esimene asi, ma küsin, et näita mulle oma kalendrit. Näita mulle täpselt, mitu tundi sa töötad ja mida sa nendel aegadel teed. Mida sa teed siis? See on sinu äri ja see on avatud ainult siis, ja ära nüüd eksi, see on avatud ainult siis, kui sa räägid inimestega, teed järelkohtumist, näitad neile oma plaani või tutvustad äri, ainult siis, kui sa suhtled inimestega. Et meeskonnaga rääkimine, see on nagu ettevalmistus siis äri avamiseks. See oleks umbes nii, nagu sa töötad restoranis, siis kui sa räägid meeskonnaga, suhtled, kes mida teeb, kuidas käituma peab. See on kõik see, mida sa teed enne, kui sa seda restorani avad. Sest kui sa avad restorani, siis peavad kliendid istuma laudade taga ja tellima. Siis on sinu äri avatud. Koosolekud, ettevalmistused töötavad läbi seda ja valmistavad sind ette selleks, et kui sa nüüd inimesega lähed kohtuma, et siis sa oleks valmis. Sest sinule makstakse võrkturundusäris ainult selle eest, kui sa tegeled inimesele silmast silma või siis mitmele inimesele oma äri ja nende võimaluste tutvustamisega. Ja selle eest, kui see tutvustamine kandis siis vilja, see inimene liitus selle äriga. Nüüd, kui sa paneksid näiteks kaamera enda tuppa ja jälgiksid hiljem ennast sealt kaamerast, siis kas sa tõesti maksaksid endale selle töö eest, mis sa teed? Mõtle selle peale. Nüüd, sa pead tegelikult muutuma. Sa pead hakkama inimestega tegelema, rääkima ja sellel kellaajal, kui sa tegeled, või sellel ajal, kui sa tegeled oma äriga, siis tegele ainult oma äriga. Pühendu sellele, fokusseeri oma ärile, sest et sinu äri on avatud ainult siis, kui sa tutvustad seda võimalust teistele inimestele. Ära esialgu kohtle seda nagu äri, vaid kohtle seda, nagu see oleks sinu töö. Ja anna sellele oma tööle ka austus. Tee seda ja see toob niimoodi palju rohkem kasu. Minu soov sulle on, et ka sina sooviksid saada professionaalseks võrkturundajaks, sest meil on parem tulevik. Nüüd lähme ja räägime sellest tervele maailmale. Aitäh!